Tere tulemast kuulama ja vaatama Mis mõttes podcasti. Kui tavaliselt räägitakse selles podcastis vaimsest tervisest, siis täna on tegemist ühe pisut teistmoodi episoodiga. Ja küsimus on hoopis vormis endas. Ja see küsimus on, kuidas saab podcastiga maailma muuta? Saate püsikuulajad on muidugi aru saanud juba, et täna kõlab siin täiesti vale hääl. Mina olen Keiu ja kui tavaliselt küsib Mis mõttes podcastis küsimusi Marta, siis seekord olen mina tema rolli kaaperdanud. Küll aga on Marta vastajate hulgas täna, aga ta ei ole seal sugugi üksinda. Meie külaliste nimekiri on muljet avaldav. Daniel Vaarik, kes on muu hulgas tänases kontekstis siin Levila ellukutsujana ja eelkõige Levila audioformaatide pärast siia palutud. Tervist. Kristina Pirk-Vellemaa. Internet ütleb muidugi igasuguseid asju nagu seksuoloogia, antropoloogia, feminist, aga siinses kontekstis ikkagi podcasti sekspositiiv autorina. Tere. Jaan Tootsen, Ööülikool. Ma ei hakka üldse midagi rohkem ütlema. Ja Marta puhul on juba olukord selge, tema ongi siin Mis mõttes podcasti autorina. Ühe autorina, ütleb niimoodi. Tänane episood valmib avaliku salvestusena ning tegemist on Stories for Impacti poolt ellu kutsutud ning Erasmus+ poolt toetatud projektiga. Nii, ma nüüd mainisin alustuseks neid audioformaate, millega teie head külalised täna siin seotud olete, aga ka esimene ring on lihtsalt see, et te räägiksite, mis need formaadid on selle sünniloost põgusalt, aga eelkõige rõhuga sellel, miks te otsustasite seda tegema hakata. Nii et natukene sellest, mida te teete ja oluliselt rohkem sellest, miks te seda teete. Võime siin ise järjest minema hakata, Daniel. Olgu, mina olen siis Daniel, et Levila teeb podcaste ja teeb muid asju ka, aga võib-olla Levila algtõuge saigi podcastidest alguse, sest mingisugune 2019 suvel ma nagu otsustasin seda otsust, et kas ma jään oma vana elukutse juurde, mis oli siis konsultant, ettevõtja, või ma võtan kätte ja proovin siis seda uut meedialaborit käima lüüa. Ja mul oli võimalus see käima lüüa, ma teadsin, et sellele tulevad toetajad rahalises mõttes, aga ma ei olnud ise veendunud, et see on nagu hea mõte. Ja juhtumisi ma kuulasin terve suve, kuulasin podcaste ja ma arvan, et tänu podcastidele ma otsustasin, et see asi on seda väärt ja need olid tavaliselt inglisekeelsed, neil oli enamasti üks omadus, et need olid jutustava ajakirjanduse podcastid. Ja jutustava ajakirjandus teeb siis sellise asja, et ta ei too mingi stuudiosse eksperte, vaid ta sageli toob mingi inimese, kes on mingi probleemi keskel ja vaatab läbi tema pilgu asju, mis oli ka see, mis mind võlus, et keegi ei räägi, kuidas on, vaid keegi lihtsalt uputab su loo sisse ja aitab sul kaasa elada. See on ühtlasi põnev, aga samas on nagu faktid õiged. Ja seal oli ühtlasi ka üks selline ettevõte nagu Gimlet Media, mis tegi päris mitmeid erinevaid podcasti sarju ja üks neist oligi, ühe nimi oli Startup, mis vaataski uute ettevõtete tegemist ja siis ühtlasi oli seal vist ka üks mees, kes tegi seda Gimletit asutas, oli selle algusest peale ka salvestanud, kuidas ta nagu võitles selle asutamisega, kuidas ta proovis rahastajaid leida ja see oli nii teistmoodi põnev. Ehk siis minu vastus on see, et mind nagu podcastid nagu päriselt nagu panidki uskuma, et on võimalik teha sellist väga kaasa haaravat ajakirjandust. Kristina. Ma jäin Danieli kuulama. Üldse ei jõudnud oma mõtet ette valmistada. Aga ma arvan, et selline peamine tõuge tuli siis, kui ma väsisin ära sellest tehtagu mentaliteedist, sest et väga pikalt olles seksuaaltervise valdkonnas toimetanud, töötanud, aktivistina tegelenud, siis mina ja mu kolleegid väga tundsime puudust sellisest sekspositiivsest, tõenduspõhisest sisust. Ja minu jaoks ta ei pidanud üldsegi podcast olema, aga see, et ma sellise esimese episoodi kehva helikvaliteediga salvestasin, lihtsalt juhtus, et see sai olema podcast, aga ta oli paralleelselt Instagrami sisuga. Et ma ennast podcasteriks ei pea, see on lihtsalt üks lisaviis sekspositiivset, seksuaalijõustavat ja tõenduspõhist
normaliseerivat infot ja mitte ainult infot, vaid lihtsalt sellist inimeseks olemise viisi inimesteni viia ja ka mulle endale, sest iga kord, kui me nendel teemadel räägime, millest me podcastis räägime ja tegelikult nad on ju seinast seina, kuigi praegu on podcast pausil, aga ta tuleb varsti tagasi, ma otsin endale partnerid parajasti, sest üksi ei ole nii põnev, kui on mitmekesi. Aga nende teemade seas on ju, ma ei tea, seksuaalsus, seksteater, seksmuusika, suhted, väga-väga erinevaid teemasid ja selle mõte ongi see, et me ei räägi seksuaalsusest ja seksist ainult läbi mingisuguse konkreetse tegevuse, vaid just nimelt läbi mitmekesisuse, läbi olemise, seksuaalse ja soolise mitmekesisuse ja teadlikult ka sellist seksuaalsuse keelt luua eesti keeles. Otsida sõnu seal, kus võib-olla sõnu ei ole või nad on ebamugavad. Et see on selline mäng, missioon ja võib-olla selline verbaalne väljendus minu seni toimunud seesmisest silmapööritamisest kõikide selliste soonormide ja väga kitsaste lähenemiste peale. Ja kui ta inimesi toetab, aitab, ma ei tea, jõustab, siis hei, väga tore. Jaan, mäletad sa üldse, millal ja miks sa alustasid? Ma hakkasin mõtlema, see oli aastal 1999, ehk siis eelmise aastatuhande lõpus. Original podcast. Just ööülikool, siis 25. Märkamatult, ma üldse ei pannud seda tähele, aga sel kevadel saab 25 aastaseks. Aga sündis ta täiesti lihtsalt sellisest enda igatsusest ja ülikooli ajal. Ja mina veel olen sellest generatsioonist, kus Tallinna ülikoolis seal oli väga häid õppejõude ja samas laial tänaval olid ka mõned õppejõud, kes tulid oma võidunud kaustikuga, viskasid selle lauale ja siis lugesid seda, mis nad aastal 60 ja 50 samamoodi. Ja siis ma istusin seal aknalaua peal ja mõtlesin, et mis oleks kui unistuste asi, et öösiti ühe ülikooli raamatukogus kohtuvad üliõpilased, selline nagu vaimne vennaskond, kes kutsub endale külla kultusõppejõude üle maailma. Kõige paremad tüübid tulevad, kes tuleb helikopteriga, kes tuleb kanuuga, kes igati. Et see igatsus selle elu mõtestamise järgi oli 20-ndates, see on suurem isegi, kui öeldakse, et teismelistes on see. Ja siis ja kuna ma õppisin raadiorežiid, siis see oli kuidagi loogiliselt. Kasvas sealt sellest koolistuudiost välja. Ja ühe esimese loengu näiteks Mihhail Lotmani humanitaar- ja humanismi kriisi ajal salvestasime Kalju Orro Linnateatri garderoobis, teatripäeva lainel veel. Ja see oligi siis algus ja siis ma arvan, et sellest aastakese pärast siis ma pakkusin Rahvusringhäälingus, siis tolleaegst Eesti raadios, et kas võiks olla selline sari seal, mille suhtes algul oldi muide väga skeptilised, et kes ei viitsib kuulata tund aega mingist juttu. Ja see ei olnud üldse nii, et ööülikool, et tulge aga siis kuidagi ikkagi, ma mäletan, oli toetust Klassikaraadiost, kes kuulasid selle Lotmani ära, ütlesid, et väga äge, et võiks ju teha küll. Ja siis hakkas see sealt niimoodi tulema. Aga see alguslugu on pikk ja põhjalik, seda väga tahaks pikalt rääkida. Hiljem Joona Sellermaa Plektrummis tõestas uuesti, et võib küll tund aega istuda ja rääkida, ikka on huvitav. Ja pidi uuesti kevadel tõestama, et kas ikka saab. Ja jälle selgus, et on huvitav. No Marta, teil on terve esimene osa tegelikult sellest, miks te hakkasite tegema, mis mõttes podcastiga, kui sa nüüd selle lifti kõne teeksid sel teemal? Ma ei tea, kas ma lifti kõnet oskan teha, et siis võib tõesti seda episoodi kuulata. Ma hakkasin hoopis isiklikult mõtlema, et miks mina teen podcast ja nüüd Stories for Impact tõepoolest nägi seda, et vaimse tervise teemalist sisu on väga palju, aga see on kas kogemuspõhine või siis nii teaduslikus keeles, et sellele ei ole lihtne ligi pääseda ja mis mõttes podcast sündis sellest soovist, et vaimsest tervisest räägitaks süvitsi tõenduspõhiselt, aga nii, et seda on ka haarav ja huvitav kuulata ühele inimesele, kes ei loe iga päev teadusartikleid. Mina ise jõudsin selleni seetõttu, et ma ühel hetkel mulle hakkas tunduma, et filmitegijana ei ole nagu jätkusuutlik elada.
ja siis ma hakkasin... Raha see otsa lihtsalt või? Raha saab kogu aeg otsa, kui sa tahad filme teha. Aga ja ma läksin ise Tartu Ülikooli psühholoogiat õppima. Ja kui ma nägin Jaani algatust selleks, et luua selline podcast, siis mulle tundus, et see on koht, kus kohtuvad minu huvi, minu varasem ekspertiis kuidagi nagu dokumentalistina. Ja rikkaks saab ka. Ja rikkaks saab, kohutavalt rikkaks saab. Aga mulle meeldis see mõte, mille Kristjan ütles, et kui sul on mingi teema, et meid vist ühendabki see, et Kristjanil on sekspositiivsuse teema, meil on vaimse tervise teema, et kui sul on mingi teema, mis on ikkagi nii lai kuidagi katus, et siis podcast tundub nagu üks hästi huvitav ja tõhus formaat selleks, et käsitleda seda väga paljude erinevate nurkade alt. Et see on see võimalus, mille see vorm on andnud, et me räägime vaimsest tervisest, aga me võime sellest rääkida nagu 100 erinevas mõttes. Podcasti on kindlasti tore teha, seda enam, et tegelikult hoolimata sellest muljest, mis teil kõigil kindlasti on, et taga on palju raha, ei ole, siis ma arvan, et enamik inimesi, kes täna siin ja siin saalis teevad või mõtlevad selle tegemisele, ilmselt ei ole see majanduslik pool peamine, eks ju. Küll aga me räägime täna ei millestki muust kui maailma muutmisest podcasti abil, mis toob selleni, et kas see sotsiaalne mõju või see, kuidas inimesi võiks mõjutada peale selle, et on tore kuulata ja teil tore teha, kas see on olnud algusest peale kuidagi teadlikult sisse kirjutatud, läbi mõeldud, kas see on tulnud kuidagi selle protsessi käigus või kuidas te üleüldse seda mõju inimestele või seda võimalikku positiivset muutust olete enda jaoks mõtestanud? Jälle mina või? Okei, ma mõtlesin selle küsimuse peale ja ma jõudsin paari mälestuseni, et esiteks on podcasti maailmas nagu sageli vist nii, et neid podcasti on super palju. Sa lõpuks leiad mingi inimese, kes hakkab sind nagu kõnetama. Teisi sama häid võib olla ka. See enam ei ole oluline, et sel hetkel sa oled nagu jõudnud selle inimeseni ja sa lihtsalt kuulad kõiki tema asju, mis ta teeb. Ja mulle kogemata sattus selliseks inimeseks Stanfordi kirjandusprofessor Robert Harrison, kellel on podcast nimega Entitled Opinions. Ja see on juba hästi ammu. Mul kunagi keegi saatis ühe lingi. Ma hakkasin seda kuulama, siis mul sündis laps ja ma kärutasin iga päev siis mingi 1,5 tundi. Ma kuulasin kõik, mis oli, võib-olla mingi 100 episoodi ära. Ja mulle tundus, ma sain nagu teise kõrghariduse. Ja ma arvan, et see on päriselt nii, et ma saingi selle sealt. Aga siis ma mäletan ühte kohta, et ma käisin ka jooksmas ja siis ta oli teinud episoodi The Doorsist ja The Doors on mingi asi, mis minu jaoks on nagu äge, aga mis ei kõneta mind ilmtingimata. Et kui ma kuskil kuulen, lahe on ju, et mega lahe muusika on ju, aga ma ei ole nagu, see ei ole minu orbiidil põhimõtteliselt, et ma austan, aga ei tegele otseselt iga päev kuulamisega, aga siis ta oli nagu võtnud mingi sellised, olid just avaldatud The Doorsi mingisugused noorepõlve salvestused ja siis ta oli pannud selle nagu narratiivi ja siis ma mäletan lihtsalt seda hetke, et ma jooksin kuskil seal see, mis see koht on seal Maarjamäe memoriaali juures ja korraga mul lihtsalt oli nagu täielik, nagu ma olin nagu külmavärinat või peale, see oli nii hea lihtsalt, et see podcast jõudis mingisse sellisesse crescendosse, et ma olin nagu, mul lihtsalt olid juuksed püsti peas, see oli lihtsalt nii hea ja ma mõtlesin, et okei, et kui keegi suudab nagu teha midagi sellist, harida inimesi läbi sellise kogemuse, et podcast annab võib-olla selle võimaluse, sest et teda on nagu odav teha. Inimestel on need kohad, nagu mul see kärutamine ja see jooksmine ja mõnedel on see autosõit või mingid lennureisid, et kõik need asjad on nagu ilusti nagu koos ja siis, kui kellegil on see briljantne isiksus, ta saab selle nagu just podcastis nagu välja tuua, et see mingisugune dokfilmi tegemine võib sama efekti saavutada, aga lihtsalt läheb nagu 4 aastat, eks ju, ja siis ta lihtsalt teeb seda nagu võib-olla 4 päeva, võib-olla, ta on tegelikult terve elu võib-olla olnud mingi sellel teel. Nii et sealt mul tekkis nagu tunne, et see ei ole nagu otseselt nagu juhitav otseselt, et kuidas sa kellegi maailma muudad, aga sa võid teha nagu
selle, mis sind tõesti huvitab, teha nii huvitavaks, et see leiab selle inimese ühel hetkel kuskil ja nagu see leidis minu tollel hetkel. Ja lõpuks see võib-olla ongi, ma kuulen siit ka, et te olete kõik teinud midagi, mis te päriselt nagu huvitab. Ja siis te annate sellele seal maailmas võimaluse ja see tegelikult on järjest suurem konkurents, sest kuna podcasti on tõesti odav teha, aga tal on see võimalus ja see on, mis mind nagu võlub nende asjade juures ja võib-olla Levila podcastidest mul on endale sama, ma ise ei teinud ju seda tegi mu kolleeg Janek Murd, aga on meil üks podcast nimega Ikooni loomine, et siis puudutas Edgar Savisaare kunagist tõusu ja see vastas mingitele küsimustele, mis mul oli nagu vastamata. Et see on teine asi, mida ma olen podcastides saanud ja need mõlemad kogemused on mulle nagu mõnes mõttes, ma arvan, mu elu lihtsalt muutnud, sest ma ei ole selle pärast kuulamist, on sama inimene. Mingi küsimus sai vastuse, ma sain Edgar Savisaare podcasti kuulates, ma sain aru, miks nad tegid sinna, kes teab, see mäletab või mis iganes selle suure koletise ülemiste valimiste. Ma sain aru, kõik oli järsku selge. Mul oli mingi asi, mis meid häirinud, ma ei saanud varem aru, miks nad see tegid. Nüüd ma sain aru ja see viis mind ühes ka sellele, ma sain tegelikult poliitilisest loogikast võib-olla oma elus ühe sammu võrra jälle paremini aru. Nii et need kaks võib-olla kogemust. Ikooni loomine on muidugi ka selles mõttes väga tore sari, et selles on seda mängulisust või et kui Eestis enamik podcaste on siiski 2-3 inimest räägivad juttu, sageli väga huvitavalt, aga see on tõesti läbi monteeritud ja selles mõttes on ka... Tollega muidugi nii, et seda tehti aasta aega. Et see on nagu Vaata, sa rääkisid just dokumentaalfilmide tegemise hästi pikast ajast, mille eelis või tähendab, millal ei ole eelist, siis okei. Selge. Mõnikord, seal on žanrid on erinevad, eks ju, et tõenäoliselt saad sa teha nagu tunni ajaga podcasti, aga siis, kui sa hakkad monteerima ja teed 50 intervjuud, siis sa teed seda ikka mitu aastat nagu. Lihtsalt täiendan, et siin võibki olla nii palju erinevaid vorme, et tõepoolest mida Eestis väga palju ei tehta väljaspool Levilat, ongi sellised narratiivsed podcastid ja sellised audiolood, kus ma mingisuguse loo dramaturgia abil annangi mingi parema mõistmise mingisugusest teemast. Et meil ei ole neid väga palju, aga need on nagu tohutu mahukad tööd versus see, et on ju ka podcasti, kus inimesed saavad Jaandru külla, saame kokku, lämiseme seda juttu, mida me alati lämiseme ja siis just kui ma paiskan selle maailma, olge lahked, sõbrad, olge lahked. Et see variatsioonide hulk selles vormis on nii tohutu, jah? Mis sa küsisid muidu? Ma küsisin... Ununes ära juba. Ma küsisin seda, kas sotsiaalne mõju on midagi, mis on algusest peale kuidagi ka sisse kirjutatud. Seda küsimust võib muidugi ka tõlgendada võrdlemisi loominguliselt. Mis see mõju on, mis te olete soovinud oma formaadiga luua? No selle Danieli mõtte jätkuks veel, et tõesti, et see energia, mis on sellesse saatesse, ütleme Ikooni loomisse läinud, et see ongi see, mis üle aegade kestab, eks, et mõni teine podcast tuleb ja läheb, aga et see on see üks asi, mis on saanud nagu klassikaks või et mis iganes nagu Keskerakonna teema on uuesti üleval, väga huvitav oleks seda jälle värske kõrvaga üle kuulata või siis ka 10 aasta pärast ma arvan, et see kehtib nagu huvitava, et selles mõttes, et keegi ei heituks sellest, et mõni asi võtabki rohkem aega, et nagu dokfilmigi puhul, et see on seda väärt ja see ongi see talletunud energia, mis ei tähenda üldse seda, et ei võiks teha podcasti, mis ongi nii, et sa teed otse saatena ja väga hästi toimib ka. Ja lämisemis podcast on ka, minu lemmik neist on My Dad Wrote the Porno, kus seltskond inimesi loeb ühe neist isa kirjutatud pornokat, et mis on pisut piinlik, mille üle nad rõõmsalt ilguvad ja sellest on jätkunud väga mitmeks hooajaks väga toredat materjali. Seal on need žanrid, on samamoodi podcasti alamžanrid, eks ju, et nagu televisioonis on tapeet ehk siis mingid asjad, mis võivad sul joosta taustaks ja siis on uudistesaade, siis on olnud mingid uurivad doksarjad ja siis on dokfilmid ja igasugu variatsioonid, aga võib-olla kui ma jäin natuke ei lõpetanud võib-olla vastust ära sellega, et mina ei ole nagu seadnud eesmärgiks konkreetset sotsiaalset mõju,
vaid mina olen eesmärgiks seadnud saada ise aru ja siis jagada nagu seda arengut kuidagi või luua mõistmist nagu koostöös siis nende allikatega, anda neile rohkem häält, kellel on seda vähem ja see kuidagi põimida millekski haaravaks, et tekiks mingi kogukond ja läbi selle võib-olla, ma ju enne rääkisin teiega ka, eks ju, et sanditoos ja mis teil on, et Michael ja Jüri, et te ütlesite ka, et te leidmas oma kogukonda, on ju. Ja kogukond ei pruugi teada, et ta on olemas. Et ma olen just mõelnud, et näiteks mõned lood, mis räägivad näiteks mingit tüüpi inimestest, võivad luua kogukonna nii, et seda kogukonda enne lugu ei olnud. Ja korraga ilmub see lugu ja hästi paljud inimesed teadvustavad, hei, me oleme need inimesed. Ja siis sealt hakkavad mingid asjad juhtuma, aga sa ei saa ju planeerida alati, mis need on. Et sa lihtsalt teadvustad, kas mingisugust konditsioon, mingit tingimust, mingit võib-olla isegi haigust, võib-olla mingisugust rolli, võib-olla hoopis mingisugust pingutust ja korraga sa lood ja inimesed tunnevad, et nad on selle asja sees ka kuskilt kuuldud ja ühiskonna osa ja need on nagu asjad, kus ma küll usun, et seda saab nagu natukene nagu eesmärgiks seada, aga et panna näiteks inimesi mingil viisil käituma, et mina nagu ajakirjanduslikus plaanis ei tahaks seda nagu otseselt ette kirjutada, et mis viisil nad hakkavad käituma. No Kristina, kuidas sekspositiivi nimi juba ütleb ikkagi mingi suuna, et mina küll tahan. Aga tundub, et mingisugune mõju justkui kumaks läbi seal, aga kuidas enda jaoks mõtestad seda? Jaa. Mina küll tahan, mitte küll käituma panna inimesi, et öelda, et nii on õige, nii on vale, aga natuke mõtlema panna, et kas need peaksid ja oleksid on päriselt olemas, mida me oleme tegelikult konstrueerimas, mis puudutab seksuaalsust, suhteid, inimeseks olemist, seksuaalseks olendiks olemist, et nendele tähelepanu tõmmata ja pöörata. Et jaa, muidugi on tal olnud algusest peale eesmärk mingiks, ma ei tea, ikka sotsiaalseks muutuseks ja iga ühe jaoks ju eraldi, et ja kuidagi nagu hästi oluline minu jaoks on see, just nimelt see pidev korrutamine, et hei, sinuga on kõik okei. Kõik on, sa ei pea midagi ei tule, midagi ei ole ilmtingimata vaja selleks, et tunda ja kogeda, et sa oled nii-öelda täisväärtuslik inimene. Need, mis on sinu igatsused, sinu soovid, need on inimlikud, need on arusaadavad, aga ka sellele tähelepanu tõmmata, et see on hästi palju kultuuriliselt konstrueeritud. Jah, kui see küsimus oli, et kas on olnud nagu eesmärk või mõte sotsiaalset mõju omada podcastiga, siis minu puhul kindlasti, aga nagu ma ütlesin, et Instagram tuli enne. Ja samas, ja ma kirjutan ka Eesti Ekspressi kolumne ja siin-seal loon veel üht-teist, et see podcast on ainult üks osa sellest kõigest. No Jaan, teil on vist nii see hariduse osa kui ka kogukonna loomine päris hästi läinud. Tead, mul tuli meelde üks saade, mis on just näiteks väga tugevast sotsiaalsest mõjust, mis oli minu jaoks tohutu üllatus, sest et ma olin alguses hästi skeptiline, et meie külalistoimetaja Lisette Velt pakkus välja, et Riigifilharmoonias oleks üks salvestus ja sinna tuleks psühhoterapeut Kait Sinisalu rääkima lähisuhte vägivallast. Ja ma nagu kehitasin õlgu, et ma lihtsalt kõikide muude ööülikooli teemade kõrval, et võiks teha küll. Ja siis, kui see saade välja tuli, siis ma mäletan, võib-olla mõni kuu hiljem tegi Eero Epner Ekspressi ühte pikemat lugu lähisuhte vägivallast ja siis ta käis neid erinevaid turvakodusid või mis on siis need punktid, kuhu jõuavad need naised, kes on otsustanud. Naiste tugikeskused, et kes on võtnud selle jõu kokku ja läinud, põgenenud sellest nagu mürgisest suhtest. Ja siis Eero küsis nende, või kuidagi oli juttu nende inimestega, et aga kuidas keegi jõudis sinna ja siis ta ütles, et mitu inimest ütles, et aga me kuulasime seda ööülikoolis, seda Kait Sinisalu saadet. Mõtlesin päriselt ka või panime kohe kordusesse, et seda ja samas ma mõtlesin, et see oleks ka saade, mida peaks järjest ja aegade jooksul järjest kordama meelde tuletama, see teema kuidagi ei vanane kahjuks. Aga muus osas tõesti, et ei ole olnud sellist eesmärki, et see on puhas nagu tõesti, meil on selline ala
mitte alasari, aga kõrvalsari nagu pealisülesanne, kus ma olen palunud erinevatel inimestel mõtestada seda, et miks nad hommikul üles tõusevad ja tegutsema hakkavad. No see on see eufemism, et mitte öelda, et mis on elu mõte, aga ja siis ma mingi aeg väga põdesin seda ka, et mis ma küsin kogu aeg nagu 6-aastane laps, et mis see elu mõte on. Ja siis Kütiorus Peeter Laurits hädaldasin jälle ükskord, et pealisülesanne. Siis ta ütles, et kuule Jaan, et see on ainuke normaalne küsimus üldse, et seda tulebki küsida, et mis see elu mõte on. Ja siis ma rahunesin maha ja siis tegime seda edasi. Et selles mõttes ikkagi ööülikooli iga loeng moodustab oma terviku. Et meil ei ole seda, et nii nagu te kuulasite 132. osas, eks ju. Aga see on väga tavaline ka teiste podcastide suhtes, et ka on ju ka neid, millest teemad vahetuvad. Ja on väga hea, et on ka ühe teema podcaste. Et selline väike hüpe siis sellesse sotsiaalsusesse, mis tuli minule suureks üllatuseks, mis tähendab, tuleb usaldada sõpru või kui keegi sulle midagi soovitab, siis lase lahti. Mul on näiteks mõned majandusteemad olnud, mind üldse ei ole majandus huvitanud mingitel etappidel ja siis on korraga super huvitav, eks ju. Indrek Neivelt räägib majandusest nagu ööülikoolis. Väga lahedalt kuidagi võtab selle mingisuguse teise filosoofiaga, nii et see Kait Sinisaluga seotud osa tõi meelde, minu kõige esimene päris töökoht oli Ringvaate saade ja seal reporter Kristel Karitsal on kõige rohkem selliseid sotsiaalseid teemasid. Ja ma mäletan seda, et iga kord, kui tal oli ka mõni selline olulisem teema, mis puudutas ka kuidagi, mis laiemas plaanis sotsiaalselt haavatavaid gruppe, siis tõi alati selge pöördumiste kasvu, et oli ka siis politseisse või kuhu siis vastavalt teemale tarvis, et seda ma mäletan, et selline mõju on sellistel lugudel kindlasti olemas. Nii Marta, teil on täitsa tabelid olemas vist selle mõju jaoks. Ma näitasin siin saalis viibijatele, enne näitasin tabelit ka, aga mis mõttes podcastiga jah, me ikkagi taotlesime algusest peale konkreetset mõju. Aga küsimus ongi, et kus kohas sa seda mõõdad, on ju, et meie eesmärgiks oli see, et vaimsest tervisest räägitaks sisuliselt, räägitaks põhjalikult ja tõenduspõhiselt ja see on asi, mida sa saad mõõta, et kui sa ise ütled, et nüüd see episood oli selline sisu, mida ma maailmas tahan rohkem näha, et siis sa juba oledki seda eesmärki täitnud, et kui see eesmärk ongi, et sellist sisu oleks rohkem. Et me võime mõõta, et kui paljud inimesed kuulasid episoodi lõpuni, aga seda, et mida see nende elus muutis, ma kahjuks ei saa kunagi defineerida. Küll aga, mis on tulnud kuidagi üllatusena tegemise käigus, võttes siin ka Jaani mõttest kinni, on see, et näiteks me oleme palunud alati oma kuulajatel meiega ühendust võtta, anda märku, mis teemadest nad tahaksid, et me saateid teeksime, et see mingisugune kahesuunaline liiklus oleks olemas ja ehkki me ei ole teinud väga palju selliseid ühe häirepõhiseid episoode, siis meile tuli ettepanek, et aga rääkige isiksushäiretest. Ja me tegime selle episoodi, ma valmistasin selle ette, nii nagu ma ikka valmistan, et ma loen nii palju, kui mulle on ligipääsetav, ma ka ei suuda läbi töötada 50 leheküljelisi ingliskeelseid teadusartikleid lõputuskoguses, enne kui ma sinna stuudiosse lähen, aga ma teen alati kodutöö. Ja kui ma jõudsin stuudiosse kohale, kohtusin 2 inimesega, kes siis pidid mulle isiksushäiretest rääkima, siis ma sain aru, et kõik, mida ma olen uurinud, on vale. See ei ole nagu tõsi. Et see on selline vananenud käsitlus isiksushäiretest, et neid on siis 9 või 10 tükki ja et igaüks neist on mingi kindla joonisega, vaid et tegelikult psühholoogid tänasel päeval saavad aru, et tegemist on isiksushäirega, ühe isiksushäirega, mis lihtsalt väljendub natuke erinevates vormides. Ja sellest sai nagu väga äge vestlus, just nimelt sellepärast, et ma sain aru, et seda infot ei ole eestikeelsena olemas niimoodi, et oleks inimesele ligipääsetav ja ma ise ei googelda ainult eesti keeles asju, et kui ma vaatan selliseid populaarteaduslikke allikaid, siis seal ongi ainult vananenud käsitlus ja kui sellest episoodist meile väga ootamatult, kuna tegemist on ühe häirepõhise jutuajamisega, sai üks meie kõige kuulatumaid episoode väga kiiresti ja see oli nagu üllatus, et kui sa vahel avastad, et on juhtumisi räägid millestki, millest sa ise ka ei teadnud, et on vaja rääkida eesti keeles. Ja võt seal mulle meeldib see, et neil episoodidel on loodetavasti nagu pikk järelelu, ehk siis, et
öeldakse, ma olen paljud, kes podcast'e teevad, öeldakse, et ikka inimene üle tunni aja ei kuula ja nii edasi. Aga mulle on meeldinud see, et kui mulle tundub, et vestlusel on nagu jumet, et siin on sisu, et siis mul jumala ükskõik, rääkige 2 tundi ja ma jätan selle kokku ja ma panen selle üles, sest et siis sellel ühel, isegi kui 100 inimest lõpetab 10 minuti peal kuulamise ära, siis mind huvitab, et see üks inimene, kellel oli vaja seda teada, saab oma 2 tundi lõpuni kuulata, sest see on ainus 2 tundi informatsiooni, mis tal võib üldse selle kohta nagu kätte saada olla. Et see on selline äge asi, mis võib juhtuda ja vahel endalegi üllatusena. Mulle tundub, et podcastid pakuvad paljudele ka seda võimalust, et sa ei peagi seda ühe korraga lõpuni kuulama. Mina sageli panengi pooleks tunniks, kõnnin tööle, seni kaua kuulan pärast edasi samast kohast. Et kõik on väga hästi. Ma saan aru, et siin see teine kõrgharidus ei ole siis mitte ainult Danielile podcastidega tulnud, vaid tuleb asja käigus. See on nagu eluhäkk minu arust on podcasti teha. Selles mõttes, et kui sa tahad huvitavatelt inimestelt küsida hästi palju küsimusi, aga sul on vaja selleks mingit vabandust, sest et ma ei ole nii sotsiaalne liblikas, et ma viitsiksin hängida nagu kogu aeg mingisugustel pidudel, kus ma saan orgaaniliselt niimoodi, räägi, mis sa sellest asjast arvad? Et see on üliäge vabandus selleks, et kutsuda endaga vestlema inimesi, kelle mõtted sind huvitavad ja siis lihtsalt ilma igasuguse häbitundeta küsida. Võib-olla selle mõju teemal tekkis mul üks mõte, mida ma tahaks veel öelda oma kogemusest, et nagu selle lähisuhte vägivalla teemalised asjad on andnud inimestele põhjuse tulla kuhugi, siis meie puhul me oleme saanud tagasisidet, et mõnede lugude puhul on inimesed saanud hakata rääkima oma lähedastega sellest mingist asjast. Ja kõige rohkem oleme seda saanud sõduritelt, kes on missioonidel olnud ja siis meie nagu Estkoi 8 dokumentaalfilm, mis ei ole küll nüüd podcast, aga ma arvan, et see efekti mõttes on seda sama võimalik taotleda, et sa teed ühe loo ja ma ei tea ju, kuhu see lugu läheb. Et selles mõttes ma ei saa midagi ennustada, aga andes nagu sellele inimestele täielik, selle filmi üks nagu eriti oluline koht oli see, et seal oli 0 eksperti nagu rääkimas. Kõik rääkisid ühest dramaatilisest perioodist niimoodi, et nad rääkisid oma sõnadega, keegi ei öelnud, mida keegi sellest mõtlema peab. See oli nagu hästi tähtis komponent seal. Ja siis me oleme saanud mitmeid kirju, me oleme saanud suusõnalisi tagasisidesid selle kohta, et lõpuks on need inimesed saanud rääkida millestki oma peredega, millest nad varem ei saanud, aga selleks nad pidid koos seda filmi vaatama. Eks sa lood sellise võimalikkuse ruumi läbi mingisuguse asja nagu välja toomise. Ja võib-olla ma enda puhul isegi selgitan, miks ma nagu ei taha seda liiga raamistada, kuidas nad ennast tunnevad, sest ma ei saa ette teada seda. See on nende asi, mina annan neile võimaluse võimalikult tugevalt see lugu esitada. Et see tuleks nagu välja. Ja see meie puhul võib-olla esimest korda juhtus meie esimese looga ka, mis oli siis ka nagu justkui sisse loetud vist äkki Juhan Ulfsaki poolt ja selle loo nimi oli Alkoholilapsed. Ja siis justkui lõi ka kogukonna nagu võib-olla, kes varem ei tajunud, et nad sellisena on, ehk siis lapsed, kelle vanemad on napsutanud, aga ei ole otseselt alkoholikud. Ja et kes on selle tõttu ikkagi nagu tundnud mingisugust tühjust ja siis võib-olla 4-5 inimest on nagu ühendust võttes nagu öelnud, et see on asi, mida nad on vanematega koos saanud nagu kas lugeda või kuulata. Ja siis ma nagu mõtlengi, et kui ma nagu olen kuidagi meie tegevust on selleni viinud, et need inimesed on saanud mingisuguse lõpp-punkti panna mingisugusele asjale, et siis see ongi see sotsiaalne mõju, mida ma muidugi kindlasti nagu taotlen, aga ma ei saa seda ette ennustada. Peab nagu alandlik olema, et sa ei tea ju, kuidas see nagu läheb, eks ju. Sa ei tea, kuidas see inimestele jõuab, kas neile see kõnetab näiteks. Seal on palju asju, võib ka kunstiliselt valesti minna, võib-olla ajastus, keegi ei leia seda üles. Tegelikult see on nagu mingisugune looduses mingisuguste liikide ellujäämine, et mõnikord oled ise väga vaimustunud ja arvad, et see kõik nagu on üli hästi tehtud ja siis on mingisugune mõni inimene on kuulanud ja mitte keegi ei ütle midagi ja siis teinekord jälle mingi asi läheb ellu. Nii. Ja see võib-olla on neile, kes alustavad podcasti, ma arvan hästi oluline teada, et ei tasu nagu jätta järele näiteks, et kui esimese 3 episoodiga on vähe kuulajaid, et see võib tulla 8. episoodil, võib tulla see, kus sa järsku nagu avastad, et see asi läks nagu lendu.
ja kui sulle endale teema on oluline, et siis ei tasu nagu heituda mingitest numbritest nagu niipea. Seda enam, et selle tegemise käigus ju ise avastab ka nii palju. Või sa ise arened. Just, et see, et me teeme avalikku salvestust, on seotud sellega, et meil lõpeb see projekti poolt rahastatud maht, on ju. Ja sellega seoses minu stuudiotehnikele juures me tavaliselt salvestame, küsis mul teile, et et kuidas siis oli, kas siis realiseerusid need eesmärgid, mis te siis, et kas läks plaani kohaselt. Ja ma ütlesin talle, et jah, aga vaata, et siis, kui ma seda plaani tegin, siis need olid sõnad. Mul ei olnud õrna aimugi, mida see tegelikult tähendab. Kõik need eesmärgid, mida ma endale sean, et see kuidagi leiutamise protsess selle tegemise käigus on olnud ikkagi hästi üllatav. See kõlab siit see ka läbi, et see enesele liiga suur surve, et nüüd tuleb kõikide inimeste maailm kohe korraga ära muuta, võib-olla ei ole ka asjakohane. Ja mõnikord tuleb lihtsalt häid asju välja, kui ma mõtlen sellele samale Estkoi dokumentaalile, siis mind see teema isiklikult ei puuduta, mul ei ole lähedasi, kes oleksid kuidagi, võib-olla ma lihtsalt ei ole nii pikki vestlusi pidanud inimestega teada seda, aga minu jaoks oli ta lihtsalt huvitav dokumentaal, mida vaadata ja see on ka väga suur asi. Kui me siiski küsime võib-olla nii palju lihtsalt, et kui Martal on kõik need numbrid ja tabelid, mida nad oma meeskonnaga teevad, siis see küsimus on teistele, kas ja mida te mõõdate? Et mis on nagu need, kas te mingisuguseid konkreetseid asju, vaatajanumbreid, kas teil on mingisugused asjad, mida te kuskile tabelisse olete pannud? Meil on. Vaatame kogu aeg, palju kuulatakse. Ja kuidas läheb? Mõne asjaga läheb väga hästi, mõnega ei lähe väga hästi. Mis need kõige suuremad kuulatavusnumbrid üldse on? Detsembris, ma pean kahjuks ütlema, et see on nagu loetavusega läbi segi, et tegelikult me kuulatakse siiski vähe, et kui võtta näiteks detsembris oli meil väga edukas lugu numbrite poolest 24 000 lugejat, kes olid ka hästi kaua meil lehel, siis sama audiovariant sellest loost, see oli see lahkumisintervjuu arstidest, et seda võib-olla siis mingi 3000 inimest kuulas ja siis meil on kogu aeg see tunne, et äkki see on nagu väike number siin, me oleme ikkagi mingi meediakanal ja nii edasi. Et siis samal ajal need, kes kuulavad, need on kõige tänulikumad alati. Nemad alati tulevad rääkima ja kuulasid ja paljud neist ei tead, Levila eksisteerib kodulehega ja me eksisteerime YouTube'is ja nad on tohutult lojaalsed kuskil Spotify's või kuskil niimoodi ja nad jälgivad kõiki osasid nagu. Et see on nagu siuke huvitav küsimus, et kui ma nagu ainult numbreid vaataks, ma ütleks, et võib-olla jäi väikseks, aga samal ajal ma vaatan neid, kui sa küsid, siis ma ütlen, ma vaatan, ma tean peast neid, on ju. Aga samal ajal ma nagu saan kogu aeg nagu seda tagasisidet, et need 3000 on nagu tänulikumad võib-olla kui need 24 000 või need on sama tänu, kogu tänu on sama suur. et seega vaatame, aga ei lähe selle peale nagu kohe mingisuguseid tootuid ei hakka nagu põdema. No kui Delfi oleks üles ehitatud ainult loetavatele asjadele, siis see sisu oleks üsna teistmoodi võib-olla tervikpildis. Jaa. Mina jälgi, kui see praegu küsiks, ma ei oskaks sulle vastata. Või selles mõttes, et kuna mul on ka asi pausil natukene praegu, et siis ma olen nendest numbritest täitsa eemal. Et muidugi mulle läheb korda, et see inimestele läheb korda, aga nii nagu siin enne on ka läbi kõlanud, et kui on see üks inimene või kaks inimest, kellele see eriti korda läheb, siis seda ma ei saa ju mõõta, kui nad ise tagasisidet ei anna, sageli annavad. Aga see, et nüüd kui palju inimesi podcasti kuulab konkreetselt, ma ei mõõda seda. Kui sa mulle kõrgushüppe numbreid ei ütle, siis võib-olla sa tood mulle mõne näite tagasisidest. Kas on midagi, mis on sulle eriti korda läinud? Mulle läheb korda ja just ka eile jälle kirjutati, et ka nii nagu siin enne öeldi, et selle podcasti elu on ju pikk, eks ole, kuulatakse pärast hiljem järele erinevaid episoode. Aga just nimelt see, kui palju ja see eilne tagasiside kõneleb tegelikult ka samast asjast, millest on paljud eelnevad tagasiside, et just nimelt see, et ma saan aru, et ma ei pea mitte midagi. Et ma ei ole katki, kui ma ei koge, kui ma ei taha olla suhtes või kui ma ei koge seksuaalset iha sellisel moel, nagu mulle öeldakse, et ma peaksin justkui kogema. Just nimelt see, et see märksõna on vabastav.
hästi sageli inimesed kasutavad seda vabastavat selle tagasisidena, et see on nagu kõige rohkem kordub. Ja on ka inimesi, kes vaidlevad viisakalt ja see on väga tore. See on väga okei. Millega vaieldakse? Öeldakse, et ei pea olema positiivne seksi osas. Sest me ei räägi. Jaa, et kuule, mis sa ajad need asjad nii segaseks, et nagu las lihtsalt olla ja ei ole vaja naistel üle mõelda ja ei ole vaja meestel üle mõelda. Ja on mingid sõnad, mis inimesi, ma ei tea, trigerdavad, näiteks peenisega inimene. Oh my god, sa ütlesid peenisega inimene, mis see tähendab, et enam ei ole sugusid olemas. Nagu istu maha, räägime uuesti. Et igasugust, aga rohkem on jah, just nimelt seda, et see on vabastav või see on jõustav, see on normaliseeriv, et see on see tagasiside, mis kõige rohkem nagu tuleb. Ma mõtlen selle isikliku tagasiside puhul, et Tööülikooliga ma olen hästi rõõmus, kui ma harva tegelikult satun kuskile, ma ei tea, kuskile peole või saan jälle kokku, sest kuidagi nii kiire on olnud, ma ei tea, viimased aastad, viimased kuud, et aga siis on iga kord, kui ma lähen, siis tuleb ööülikool nagu teemaks kellegagi ja just huvitav, mul on nagu võrdlus filmi tegemisega ja ööülikooliga, siis ööülikooli kordades rohkem, ma ei tea, mul on kogu aeg tunne, et ma olen mõned filmid ka teinud, aga inimesed räägivad ainult ööülikoolist, midagi. Nii et selles mõttes on ka tore. Kunagi jälle kellegile ütlesin, seda hästi ütles ka, et aga et filme on siin erinevad inimesed teevad, eks ju, aga ööülikoole on ainult üks, et selles mõttes on nagu tore. Aga muidu jah, ma olen võib-olla kunagi kursavend Jüri Mutika, tal oli selline tore ütlus, et see oli nüüd aastast 25 aastat tagasi, siis Jüri ütles, et kui arutasime ka, et kui palju siis nüüd kuulajad tuleb ja midagi ja et üldse ööülikooli, et miks me seal öösiti tegime kõik läbisegi need saated. Ja siis Jüri ütles niimoodi, et tead, oluline on, et kuulaks Lennart Meri ja tema 3 sõpra. Ja siis oli Jürile nagu kõige positiivne, just seesama toetus Danieli jutule, et tähtis on see, et need 3 inimest oleksid väga, et neile tõesti läheks. No täpselt samamoodi nagu, ma ei tea, Ajakirja Akadeemia, Sirp, sa ei saa nõuda, et Sirbi lugejaid oleks nagu 100 000. See ei ole võimalik lihtsalt. Aga oluline on see, et kes loeb, siis ta leiab sealt endale midagi väga olulist. Et see on, mida ei tohi ära unustada. Aga mis su kõige kuulatavam osa on olnud ikkagi? Tead, minul on ka hea öelda, et kuna me oleme nii erinevatel platvormidel laiali, et siis ma isegi ei oska öelda, aga tead, see on, järgmine asi, ma viin jutu teise kohta, aga kunagi Urmas Vadiga oli see lugu, et tema väga vaatas või kuulas seda oma saadete, neid järelekuulatavuse arve, lihtsalt oli juttu sellest ühe aasta lõpus. Erinevaid, see oli aastaid tagasi, erinevad tegelased, kes olid käinud, see oli Inemise sisusaade. Koos tegime, mina tegin natuke vähem, Vadil oli see põhitegija seal lõpupoole. Ja siis ta vaatas ühel aasta lõpus, et kuram, et üks mingisugune post lööb täiesti taevasse. Ja siis ta mõtles, et kes see võiks olla. Ja siis mõtles mingisugune tõeline klassik või et kes ma ei tea, Jaan Krossiga oli ka saade just olnud. Küllap see on Jaan Kross. Siis lõi lehe lahti, vaatas Mülleri sass, et minu tehtud saade oli see. Et selles mõttes see ei ole nagu, ma võin ka mõelda, et kes võiks olla ööülikooli selline kõige kuulatavam. Meil on need paberid ka olemas, aga see, et ma seda peast ei oska öelda, see näitabki, et mul ei ole olnud selles suhtes nagu nii. No võib-olla on Fred Jüssi näiteks või ma jälle oletan, eks ju, tegelikult võib-olla on äkki on see Kait Sinisalu, eks ju, ma ei tea seda, ma ei oska sulle öelda, et see on nagu ette aimamatu. Ja mind pani see mõtlema, et tõesti, meil on tabelid tõepoolest, aga et kuidas ei anna ju mingis mõttes võrrelda seda kvalitatiivset ja kvantitatiivset mõõtmist, et kuidas sa siis kõrvutad oma vahel seda, et 24 000 klikki versus see, et üks inimene ütleb sulle, et ta leidis mingisuguse vabanemise. Et kui ma mõtlen teise inimese elu lõikes, siis kui ma mõtlen sellele, mis mind kõige rohkem nagu laeb või motiveerib, siis klikkide hulk on jõle tore asi, kui vahel juhtub, et teed midagi ja tead, lendab.
jumala eest, väike ego-boost on ikka, aga see ei ole nagu võrreldav sellega, kui sa saad aru, et sa oled teinud midagi, mis kellegi jaoks päriselt midagi tähendab. Et neid asju ei olegi võimalik kuidagi kõrvuti panna ja samal skaalal nagu võrrelda. Ja et see mõju võibki vahel olla ka nii kummalistes nähtustest, nagu kui Ööülikoolil oli vana koduleht, siis seal see navigatsioon, lehe navigatsioon oli selline, et vasakus servas oli lihtsalt nimekiri, vist tähestiku järjekorrast kõigist, kes on rääkinud. Ja ma tean, kui mina olin tudeng, ja me pidanud, aga korraldasime mingit konverentsi, filmi teemal. No ühesõnaga oli vaja koondada, nii nagu täna siia, huvitavaid inimesi, kes räägiks juttu omavahel. Siis mis ma tegin? Ma läksin ülikool, ylikool.ee, vaatasin, kus mõtlejad. Nii. Ja lihtsalt sealt hakkasin nagu minema. Ehk siis, et see, millele sa oma tegevusega veel omakorda annad nagu hoogu sisse, et sa ju tegelikult ise autorina ei pruugi seda ka teada, et see mõju võib avalduda väga kummalistes kohtades. Minu jaoks on Ööülikooli mõju avaldunud selles, et kui mina otsustasin lõpuks, et peaks proovima seda tervisejooksu asja, vihkan südamest jooksmist, aga tundus, et tervislikud inimesed nii teevad, peaks ka. Siis, et see aeg üle elada oli mul tarvis midagi huvitavat ja siis mina käisin tegelikult samamoodi seal kastikeses neid nimesid, vaatasin, kes need nimed on, kes mind võiks huvitada, siis püüdsin võimalikult põneva inimese endale leida ja siis see tegi kuidagi selle klapid kõrva ja selle jooksmise asja ka enam-vähem talutavaks. Nii et aitäh, Jaan, oled mulle mõju avaldanud. Mul on üks väga lähedane inimene, kes kuulab igal õhtul magama jäämiseks Ööülikooli. Ta on kuulnud kõigi Ööülikooli episoodide alguseid, ma arvan, 100 korda. Et tal on nagu teemapüstitused on selged. Ma ei tea, kas ta mõnega lõpuni on jõudnud, aga näed, et aitad inimestele intellektuaalselt uinud, on ka võib-olla väärtust nagu... See on see hääle tämbri osas juba, et ma tean ka neid, kes valivad vastavalt nagu meeleolule just nimelt tämbri, mitte siis selle sõna või loogose järgi, vaid lihtsalt see mõjub hästi. Ja ma tunnistama, et ka ma ise kuulan üsna tihti erinevaid podcast'e õhtuti, muidugi ka kõndides või, aga selles mõttes, et see tunne, et sa nagu uinud, ma ei tea üldse, et kas see on kuidagi tervisele kasulik või mitte, eks ju, aga et ma tihti näiteks need Edmund Bööki seltsi asjad, mida Hardo Pajula teeb, need on mingi tohutud lohed, need on mingi 1,5 tundi, 2 tundi ja siis ma kuulan nagu 3 õhtul tavaliselt, ma ikkagi jään magama nagu ennem, kuigi on huvitavad asjad on seal, et siis ühesõnaga see on hea tõesti, et saab nii-öelda otsast alata mõnikord. See vahel võib olla selline, kui ma nüüd mõtlen isikliku positiivse mõju peale, mida ma tahan igalt poolt, siis ma tahan häid soovitusi. Kuna Daniel juba mainis Robert Harrisoni siin, siis ma mõtlesin, ma kasutan lihtsalt vahepalana juhust, soovitan ise ja siis küsin, kas teil on mulle ja võib-olla veel kellelegi midagi väga head soovitada, mille peale ehk veel ei ole tulnud. Minu soovitus on viimased paar kuud olnud kõigile, kes küsivad, aga enamasti ei küsi, vaid ütlen ise, Lemonada Media podcast Last Day. Sest see on ka üks neist podcastidest, mis on päriselt väga hästi, see loojutustamine on suurepärane, neil on praeguseks kas 5 või midagi umbes sellist hooaega. Esimene hooaeg räägib opioidikriisist USAs, teine räägib enesetappudest, mis on ka Eestis olnud teemaks viimastel aastatel. 3. hooaeg räägib, kui ma nüüd mäletan õigesti, siis relvadest ja iga osa on ehitatud üles iseenesest ajakirjanduslikult nauditavalt, aga ühe selle hooaja kontekstis on alati võimalik saada väga palju erinevaid nurki olulisele teemale. Ja see on olnud mulle endale eeskujuks, aga teistpidi on see olnud ka, kuna tutvusringkonnas näiteks enesetapud oli üks asi, millega mitte küll väga lähedaselt, aga siiski piisavalt lähedaselt, et see mõjutaks, kokku puutusin, siis kuidagi see soov mõtestada või aru saada, et miks sellised asjad juhtuvad, kas on midagi, mida saavad veel lähedased teha, oli minu jaoks väga oluline. Hea sõbranna leidis selle podcasti kuidagi ja pärast seda kuulasin läbi ja ma tunnen, et võib-olla ei oska nüüd hirmsasti maailma selle abil päästma hakata, aga vähemalt iseenda jaoks on midagi natukene selgemaks saanud. Nii et kui ma teilt veel võin soovitusi küsida, siis panen kohe endale kirja. Robert Harrisoni juba kirjutasin üles.
Tead, ma hakkasin praegu mõtlema, et ma olen pigem selline inimeste stalkija läbi erinevate podcastide. Mul on mingid inimesed, kes mind inspireerivad ja siis ma käin ja stalgin neid, kus nad jälle on käinud rääkimas. Kuni ühelt maalt tekib see, et okei, ma olen seda juba kuulanud umbes 10 korda, miks ma endiselt seda kuulan, aga see on nii tore ja inspireeriv. Aga kui ma ühe podcasti sulle soovituseks võin anda, Tristan Taormino, Sex Out Loud. Ja see on selline podcast, mis mind on kõnetanud väga palju sellepärast, et seal on palju sellist, mida mina ei ole. Mitte monogaamiat, avatud suhted. Tristan on ise sekstöötaja, eetilise porno režissöör, kväär, feminist ja nii edasi. Feminist olen mina ka muidugi. Aga, ja need nurgad, mida mööda ta oma saatekülalistega seksuaalsust, naudinguid avab, on hästi mitmekülgsed. Puudeaktivistid, neuromitmekesisus ja nii edasi ja nii edasi. Et see on minu jaoks olnud hästi silmi avav ja mitte niivõrd silmi avav, aga kuidagi nagu on avanud palju sügavamalt kogu seda mitmekesisust ja maailma, mida ma küll tervitan, aga ise ei koge. Et ole hea. Aitäh. No, tegelikult väga lähedalt on soovitada. Levila on oma selle põhjalikkusega tore näide. Ma just viimati kuulasin unejutuks nendest psühhedeelikumidest, ma ei tea, kes seda tegi, eks, aga see oli... See ongi anonüümne tegija. Väga tore, aga see oli tore kuulata. Oota, mitte, kas eetri osa mingi muu asi? Ei, eetri oma oli eraldi, aga ma soovitan sinna juurde, tal tuli uus osa selle anonüümsel tegijal, kelle varjunimi on Jaanika Põh. Temal on nüüd tulnud speedist ja amfetamiinist väga, see on parim osa, mis ta seni väljas on. Soovitan. See on eriti kange kraam. Hea magama jääda. Ja siis tegelikult, mis ma hakkasin mõtlema, et millise podcasti ma ei nüüd ei taha öelda, et kõik läbi kuulanud, aga see sama, ütleme Eesti asjadest veel see globaalsed eestlased on ju ka mingis mõttes nagu lõppes selle 100. osaga ära, aga et ma ikkagi jõudumööda olen neid ka kuulanud, et kuidas ja toredad on need asjad, seal on Rainer Sternfeld on seda vedanud ja on ka hästi kuidagi isiklik ja mõnus ja mis mulle tegelikult, ma arvan, et mida võib-olla siin saalis tõesti seda Hardo Pajula Edmund Pööki seltsi, see tundub nagu teise vibraga asi olevat. Ma olen seda tõesti mõnuga kuulanud, mitte et ma oleks kõikide nende tegelastega kuidagi nõus aga lihtsalt mulle meeldib see, kuidas Hardo Pajula kuidagi süüdimatult lapselikult vahepeal vahele küsib või et mis see oli nüüd, ütle veel korra see oli sealt raamat, oli ikka see oli ja. Et see oli kuidagi hästi kodune, mõnikord see on natuke tüütu, mõnikord mõtlen ka, et toimetajana, ma lõikaks välja selle, saaks puhtaks, aga mulle meeldib see kodusus üldse. Ja täna me ei ole tegelikult ju rääkinud, minu jaoks ka näiteks saate tegemine tähendab ikkagi montaaži, et see, et ma kannan nädal aega seda miinimumnädal seda saadet endaga kaasas, kui on mingid pikemaajalisemad projektid, siis võib ka aasta olla see, aga et üldiselt vist on ikkagi see, et Marta, sina oled ka ju monteerinud oma asju. Et see, mulle tundub, et see vist podcastinduses ei ole kuigi tavaline, sest see on ikkagi nii-öelda aeg, investeeritud aeg, mis justkui muudab saadet või seda episoodi paremaks, aga ma jälle ei tea, et kui palju inimesed oskavad hinnata seda, et kui keegi võtab mingid ööd ja mäed ja meile näiteks kooli ajal õpetas minule Terje Soots, kui ma olin ajakirjandusklassis käisin, ütles, et kui sa tahad head saadet, siis sul peab olema materjali 3 korda rohkem kui see, mis nagu valmis saates on. See tundub nagu, meie ööülikooliga nii palju üle ei ole pannud, aga ikkagi ütlen väga heade saadete puhul ka, et võib-olla 1,5 tunnist lõigata kokku 45 minutit on ka väga okei. Samas jälle, et kui inimesel on väga hea kompositsioon, siis ei taha seda rikkuda, eks ju. Ta alustab, tal on algus, keskpaik, kulminatsioon, mingi langevari. See on kõik tervik, et kuidas sa paned, siis võtad mingisuguse klotsi vahelt ära, siis see struktuur kukub kokku. Aga üldiselt ikkagi, ma arvan, et nii mõnigi meie esineja on olnud väga tänulik, kui ta kuulab ennast väga
soravalt rääkimas, et see on nagu ja see soravus ei tähenda seda, et me oleme teda kuidagi hingetuks lõiganud, et vastupidi, et mõnele inimesele me oleme vastupidi pausi pannud juurde, et see mõte jõuaks kohale ja et see on... et kui inimene kuulab ennast ja kui arukalt ma räägin, siis tegelikult võib-olla ei ole nii. See on, et ei taha sellega kekutada, aga see on oluline osa ka, et see ei ole üldiselt nagu, on ka neid inimesi, kelle puhul sul ei olegi midagi lõigata, eks ju, see on valmis. Nagu vanasti raadiomas öeldi, riba ette ja riba taha, saade on valmis, et see oli see. Aga on ka, ja mina ei ole üldse väga hea näid, ma ennast monteeriks ka väga palju kõikide parasiitsõnade ja asjadega, et see ei ole üldse etteheide kellelegi. Aga mulle tundub, et see aeg on läinud selliseks, et me oleme sattunud pealiskaudsuse ajastusse, mitte et mina oleks kuidagi mingi teine, vaid ma olen ise võitlen ka kogu aeg sellega, et mitte olla selles üks esindaja sellest pealiskaudsuse ajastust, aga et ikkagi on äge, kui seda saadet on nagu küpsetatud kauem, kui lihtsalt reaalajast on valminud. Aga mõnel puhul jälle ma arvan, et see variant ei toimiks, eks ju, et kui sul on mingi äge sükene pingpongitav lobasaade, no mida sa lõikad siis seal veel, et mis seal on kõik olemas ju, eks ju. Et see žanriline mitmekesisus, et elagu. Jah, et maailm on nii palju muutunud ka, et see viimase aasta jooksul minu jaoks avastus, et on olemas siuksed AI-powered nagu funktsioonid montaažiprogrammides või eraldi äppides, kus saadki sööta oma audiofaili sisse ja siis ta lõikab ise pausid vahelt välja. Et see on nagu naljakas jah, et kui palju meil on võimalust ise mitte süveneda sellesse, mida me teeme. Aga mulle meeldib see mõte, et need on 2 erinevat missiooni. Et mis mõttes podcastiga me teeme kõige lihtsamat formaati. Tuleb üks inimene, võib-olla 2, siis me räägime juttu. Aga et kui me räägime keerukamatest vormidest või mõttekäikudest, et siis see seab hoopis teised võimalused ja piirid. Ja minust on nagu äge, kui seda kasutatakse ka. Aga soovita nüüd ka ikkagi midagi? Tead, ma jäin mõtlema ja see on piinlik öelda, aga ma olen väga kehv podcastide kuulaja. Aga täitsa tõsiselt, et ma kunagi õudselt armastasin, mis mul selline esimene armastus oli This American Life, oma väga erinevate teemade ja loojutustamise vormidega. Ma olen mingitel hetkedel sattunud vaimustusse mingitest krimilugudest, mida kuidagi hooaegade kaupa lahti jutustatakse, kas Serial vist oli üks ja esimene peamisid. Jah, ja siis mingi Scamanda oli ühest influencerist, kes siis väitis, et tal on vähk ja sundis inimesi korjas muudki aastate kaupa 3 lapse ema, selline kiriku tubli viieline pereema, kes siis korjas annetusi aastaid või isegi aastakümneid ja tuli välja, et tal tegelikult kunagi mingit diagnoosi ei olnud. Et mingid sellistest lugudest ma olen nagu elus vaimustusse sattunud ja siis tõesti kuulanud ja neelanud. Aga mul hakkas lihtsalt vahepeal kujunema selline moment, kus ma sain aru, kui suur osa sellest sisust, mida ma tarbin, on inglisekeelne ja see ajas mind närvi ja ma enam ei viitsinud. Ja kuna ma praegu mis mõttes podcasti ettevalmistades nii palju kuulan oma külaliste, kõiki varasemaid intervjuusid ja nii edasi ja sealt ma kuulen teisi Eesti podcaste, aga et muidu ma lihtsalt tahakski eestikeelseid asju kuulata, mis tõttu ma loodan, et kõik te, kes te siin saalis istute, hakkate seda kõike järjest juurde tootma, aga minu jaoks ka, ega te ei istu ka kogemata siin, on ju, et ma olen teie asju kuulanud. Öölikool on mulle mingi väga oluline selline allikas ja tõesti naljakas, kuidas ei vanane, miski ei vanane selles. Ja Levila puhul ma ei tea miks, aga kõige kirglikumalt mul on ikkagi meeles Mati Alaveri lugu, sest see oli suhteliselt algusajal, on ju, aga see viis seda lugu nõnda jutustada, niimoodi dramatiseerida, et see oli täiesti vaimustav kuulamine minu jaoks nagu tol hetkel hästi eredalt meeles. Nii et ma püüan kuulata, või ütleme siis, et tänaseks ma ikkagi kuulan hea meelega ainult eestikeelset sisu. Vist, jah. Ja eks siis võtan Jaani soovitusest kinni selle Hardo Pajula osas. Eestikeelse teate episoodi. Üks on Urmas Vadi. Ma ei tea, mis selle episoodi pealkiri on, aga ma arvan, et see sisaldab ka sõna Hitchcock ilma haata. Ja see on Tartu punkarist Hitchcockist ja see on mega lahe. Ta on päris pikk, ta on mingi 1,5 tundi, ma arvan.
ülilahe nagu selline, kus ta hakkab otsima ühte legendaarset lapsepõlve tegelast ja kes oli punkar, ta oli, ma ise mäletan teda Tartus, suht ohtlik tundus, et ta nagu otsid teda ja natuke nagu Searching for Sugarman dokumentaal, aga mitte nii pinev, sest ta nagu tegelikult ühel hetkel ütleb üsna varakult välja, et ta nagu lõpuks leiab ta, see Sugarmani omas nii ei olnud. Ja siis tegelikult Jaani asjadest üks, mis on ülihästi läbi komponeeritud ja on natuke teistmoodi kui ööülikool, on ju see, mis sa tegid meile, oli see elu 60 või ei, 60 ruutmeetril. Ja see on tegelikult selline asi, et see produktsioon ja see nagu siuke kõrvadega kuulad seda nagu siis naudid kogu seda flow'd, mis seal nagu on. Täpsustan, kui keegi ei ole sattunud seda kuulma, siis see on Levilas avaldatud lugu, kuidas Jaan Toots on oma kodust, jutustab sellest, kuidas ta oma 6-liikmelise perega elab 60, mitte 6 õnneks. Sa tegid seda tegelikult mingi kapers pikalt, et see on siuke lõikamise teema, ikka see ei ole nagu. Ja siis välismaistest, et võib-olla nende nagu selliste väga sotsiaalsete teemade juurde lihtsalt nagu relaxida, nagu väga hea produktsiooni kuulates, ma võin nagu pakkuda 2, mis on justkui uurivad, läbi nende uurivuse tuleb tegelikult välja ka igast muud asja, kogu maailma nagu üle saab mõelda, et üks on Wind of Change, mis tuleks siis otsida äkki koos Crooked Media mingisuguse tootja nimega. Ja see on sellest, et oli kuulu jutt, et kunagi oli siuke bänd nagu Scorpions ja oli kuulu jutt, et CIA nagu pani nad kirjutama mingisugust muutuste laulu, mida siis topiti Nõukogude Liitu. Ja siis nagu proovib sellele müüdile nagu kinnitust leida mingi 9 osa ja see on mega huvitav, see on hästi lahe. Ja siis teine on The Missing Crypto Queen, mis on ülihuvitav, see on BBC tehtud. See on nagu ühest krüptoskämmist, mis sai alguse Bulgaariast ja siis kui ma oma sõpradele seda rääkisin, see on avalik salvestus. Aga mitte otseülekanne. Ja, et ühesõnaga tekitas kõrvallauas elevust ütled inimestes, keda mina ise seostasin ka natukene võib-olla kunagiste maffiategevustega, aga et see on nagu Ida-Euroopa ja kuidas Ida-Euroopa maffia haaras kinni ühesõnaga krüptolainest. Mega põnev. Ja see on sellepärast ka huvitav podcast, et ta räägib ühest skämmist, aga ta muuhulgas räägib ka sellest, kuidas inimesed, kes on selle skämmi ohvriks langenud, keelduvad uskumast, et see on skämm, sellepärast nad on nii sees selles, et nad lihtsalt ikka loodavad, et äkki on mingisugune võimalus, et see ei olnud päriselt skämm. Ja seal on nüüd see näide, et kus üks asi, et seal põhimõtteliselt võiks ju poole leheküljega ära rääkida, mis juhtus, aga just nimelt see, kuidas jutustatakse ja mis selle käigus veel konteksti tuleb ja kõik see teeb ta nagu täiesti nauditavaks, et sa tegelikult ei taha, et see ära lõppeks, et sageli podcastide puhul on vastupidi, et mitte see, et ta on liiga pikk, vaid see on see, et jumal hakkab lõppema, mis ma järgmiseks oma eluga teen. Et seda efekti võib-olla proovida saavutada. Ja sellele tänasele avalikule salvestusele eelnes veel palju toredat juttu, mille käigus muuhulgas õnnestus vaadata natukene otsa inimestele, kes lihtsalt sattusid kõrvalistuma, nii et tuli nende eestikeelsete soovitustega meelde, et ei ole veel kuulanud, aga Müksud ja mülkad jõudsin vaadata podcasti külaliste nimekirja, tundus ka väga tore, nii et mis on selline minu meelest väga sujuvalt läbi viidud praegu see üleminek, et ma saaksin küsida, et seoses sellega, kuna siin saalis on need samad inimesed veel, kellega enne rääkisin ja palju neid, kellega ei ole jõudnud rääkida, siis võib-olla sõna teil ehk on küsimusi inimestele siin ees, mida me saaksime siis valjusti üle korrata, et nad jääksid pärast ka salvestusse, aga ainult juhul, kui te huvitavalt küsite. Küsimus publikult, kas ka Eestis teevad inimesed podcaste või mehed spetsiifilisemalt keskea kriisi tulemusena? Kuidas tundub? Kusjuures rääkides keskeast, mul tänast õpilased Pelgruna riigigümnaasiumis küsisid, et kuule, aga ütle, mis need plussid ja miinused on keskeas olles? Ma olen väga afišeerinud, ma sain 45, ma täiega naudin. Sa ütlesid 30 keskiga, millest me räägime siin. Aga et... Keskiga. Arvestades keskmist elukäes 25 või? Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mul ei olegi miinuseid päriselt, vähemalt praegu, ei olegi ühtegi miinuseid, soovitan kõigile, palun, soovitan kõigile keskiga. Ostke ära. Sa ei ole mees. Õige. Ei tohi ju seda öelda. Miks minu puhul ei tohi? Muidugi ma ei ole mees, ma ennast defineerin naisena, aga ei, kui see oli nüüd ka sealt poolt, Keiu poolt küsimus, et kas me hakkasime seda tegema, kas ma näiteks või meie siin, küsimus meile kõigile keskea kriisi tulemusena, siis ei.
mul ei ole keskeakriisi, ma ei ole mees ja ei mingit kriisi, mitte sellepärast ei sündinud see podcast. Mina võin küll öelda, ma ei tea, esiteks keskeakriis mitu korda. Teiseks, kui hakata vaatama neid tegevusi, mida üldiselt seostatakse keskeakriisis meestega, et mingi uus naine, mingi auto, mingi laia, mingi täiesti, et kui sinna panna mingi süütult lihtsalt hakkas podcasti tegema, siis no mis iganes töötab, et ei ole ju sellest midagi halba, kui ta teeb podcasti. Mingid lihtsalt saavad kokku, et lihtsalt mullisema. Okei, see asi on küll natuke liiale läinud, et ainult, et seda ei saa nagu piirata, et selles mõttes, et on need nagu arvamussaated, mingi aeg oli niimoodi, et oli neid, kus oli ainult mehed, 2 meest, 3 meest ja oli poliitika arvamussaade nagu igas kanalis ja oli alati nagu 2 meest rääkisid, on ju, et see oli selgelt jõudis oma tippu, peak nagu male opinion mingi aga siiani räägivad ju. Aga see on tänaseks on minu meelest oluliselt paremaks läinud. Mu lemmikud on need saated, kus 2 meest räägivad naiste seksuaalsusest ja sellest, mida naised nautida võiksid. Aga mina ei hakanud mitte keskeakriisist, vaid keskearõõmust podcasti tegema. Okei. Aga ma tahtsin just lõpetada, et seda on aidanud minu meelest oluliselt tasakaalustada just see, et nagu see podcasti turg on palju suurem, et nüüd ongi nagu, sa ei pea neid üldse kuulama, et kunagi oli nii, et oli vähe midagi kuulata, siis kõik kuulasid nagu a la olukorrast riigis ja keskpäevatund, mis olid nagu raadios on ja siis praegu ma arvan, et sa ei pea neid isegi teadma, et nad olemas on. Et sa saad valida nii suure hulga nagu podcastide vahel nagu. Aga mu kolleeg täna tõi küll esile seda, et kas sa oled tähele pannud, kui palju on neid meeste tehtud podcaste, kus räägitakse biohäkkimisest, järgmisele tasandile jõudmisest, oma täispotentsiaali saavutamisest. Ma ise ei ole nagu sellise pilguga vaadanud, aga kui ta nüüd täna seda esile tõi, siis ma hakkasin tõesti mõtlema, et huvitav. See on küll, jah. See on mingi väga huvitav vorm, mille on see toksiline positiivsus öeldakse ka vahel, et selline see lõputu enesearengu kultuur on võtnud küll mingeid väga kummalisi mõõtmeid, mis mind muudkui üllatavad, et ka vaimsest tervisest rääkides me nii palju kohtume sellise esoteerilise jogaga, kus oma enese elukogemust üldistatakse universaalseks tõeks, mis ei ole iseenesest tingimata nagu alati vale tegevus, kui seal taga on ka nagu, inimesed sisu, aga tõesti on jube palju seda, et rohkelt häkke, kuidas ennast parandada, kuidas maailma paremini kontrollida oma elujõudu. On ka tõenduspõhised osad, aga just nimelt see selline next level ja täispotentsiaal ja just kui nagu sa pead kogu aeg kusagile minema, jõudma. See võib küll olla mingi keskealise mehe asi, et tahaks ikkagi kuruks saada mingil hetkel. Daniel, räägi nüüd keskealise mehe seisukohast. Naised arutavad siin. Ma kuulsin ühest podcastist, mida ma ise pole kuulanud, et see on ka nagu asi, vaata. Ja seal podcastist, mida ma ise ei ole kuulanud, mida mulle räägiti, et seal oli niisuguse lahe mõte olnud, et kuna praegu on hästi palju nagu neid eneseabi podcaste, enam-vähem nagu sama teema on ja seal on hästi palju, kuidas ennast viia nagu mingile järgmisele tasemele ja kohutav enese tegelemine ja siis selles podcastis esineja, keda mulle kirjeldati, oli öelnud niimoodi, et tegelikult teadus ütleb seda, et võib-olla üks parimaid asju, mis sa enda nagu õnnetunde suurendamiseks saad teha, on teha midagi head teistele, mis on natuke nagu väga paljude nende 10 podcastide poolt võib-olla natuke unustatud asi on ju. Ja siis see viib mind jälle tagasi selleni, mida võib-olla Marta ja mida te kõik olete siin natuke öelnud, et võib-olla see üks asi, et mis tuli sellest, et numbriteks, aga kui sa kuuled seda ühte lugu, eks ju, et siis see annab sulle selle tunde, et sa oled midagi nagu olulist puudutanud ja see teeb sind ennast õnnelikumaks. Et võib-olla see sama point ongi see, et sa ei tee seda podcasti selleks, et ennast viia kuskile ilmtingimata või sa tahad, muidugi sa tahad olla õnnelik, aga see, kuidas see võib juhtuda, on see, et sa nagu ühendud mingite teiste inimestega ja annad kellelgi teisele midagi, mitte see, et sa oled enesekeskne ja proovid enda mingisugust tõesti nagu maksimeerida mingisugust asja, mingit väljut, väärtust lisada, osta, investeerida ja nii edasi. Et ma arvan, et see on nagu oma nagu piikis võib-olla tipus, aga et võib-olla nagu need, kes nagu 1000 inimesed, kes veel podcast'e teevad, teevadki see tunde pärast, et sa
avastad, et sa võid kellelgi teisele midagi head teha. Ja see tunne on nagu see, et kui sa korra koged, et siis sa tahad seda võib-olla veel kogeda. Nagu, et see on natuke teine suund isegi. Aga võib-olla selle alguspunkt on see, et sa hakkad seda keskea kriisist tegema, et siis on ju. Ma olen öelnud varem, kordan igavesti, et ega head kriisi ei tasu raisku lasta. See on kriis, siis sellest tahakski elada. Jah, et kui on nagu ükskõik, on see veerand või kesk, ma võin ka mõelda, et ega kui mul ei oleks tekkinud kriisi filmitegijana, siis mul kindlasti ma ei oleks eluses, ma ei oleks kuulnud ka Stories for Impactist, ma ei teeks mis mõttes podcasti. No aga jumal tänatud, et on vahel mõned kriisid ka, et kui sellest saab nagu uut väärtust luua, siis ma alati imetlen, ma ei tea, võib-olla mina ei ole kunagi aru saanud, kes on need inimesed, kes lihtsalt elavad ja siis selle elu sees niimoodi mõtlevad, et siia võiks nüüd veel väärtust lisada. Et niigi on juba hästi ja siis sul on nagu, tuleb mõte, et kuidas nüüd veel panna kirsse tordile. Mul käib kõik läbi selle, et midagi peab täiesti nagu metsa minema ja siis hakkame vaatama, kuidas me uuesti ehitame. Et hea kriis on kasulik asi. Nii, milliseid meeme veel publikust on nähtud? Nii. Kui palju tööd teete häälega, hääletämbriga, on esimene küsimus ja teine küsimus, milliseid küsimusi küsida, et oleks hästi? Ma võin esimesele vastata, et mul on niimoodi, et ma hakkasin kunagi olen õppinud ajakirjandust ja ma üldse kartsin tohutult raadios esinemist. Ma arvan, et ma ei tee nalja, mul päriselt ei olnud nagu väga hea diktsioon ja siis ma nagu kartsin seda, aga mul oli täiesti raha otsas, ma pidin minema raadiosse tööle ja mitte midagi ei teadnud ka sellest alast, mida ma seal hakkasin tegema, mis oli majandus. Ja siis ma lihtsalt ostsin, esiteks mul oli mingi sõber, kes käis lavakas ja ta rääkis mingitest diktsiooniharjutustest, ma tegin neid kodus köögis ja siis ma ostsin mingi raamatu. No raamatu järgi on tegelikult päris raske, nagu ma ei tea, hip-hopi tantsida, loen raamatust või siis diktsioon loen raamatust. Aga päris tegin harjutusi köögis, et mul oli tunne, et ma lihtsalt puterdasin selle eetris nagu mingi halvasti nagu. Et pärast seda ei ole mul olnud nagu seda probleemi, aga ma arvan mingi mitu kuud, et ma olen tegelikult kunagi tööd teinud sellega umbes 19-aastaselt. Ma vist tämbriga otseselt ei ole, kuna ma olen koolitaja ka, et siis hääl ongi mu selline peamine töövahend, aga nagu täiesti muiates märkasin seda, et üks paar nädalat tagasi käisin Vikerraadios päevatee salvestusel. Ja siis ma poole salvestuse pealt kuulasin, et issand, kes see selline hellake on, kes siin eetris räägib, et kui ma nagu oma podcast'e salvestan, siis kuidagi nagu lähed ja kuidagi lähed nagu kirglikuks ja ei pane tähelegi ja vahel võib see isegi, et kuri tunduda, mida ma tegelikult ei ole, aga jah, et see ja kus juures ma olen tähele pannud, et see on Vikerraadios varem ka olnud salvestustel niimoodi, et miskipärast, kui ma Vikerraadiosse lähen intervjuud andma, midagi salvestama, siis seal on mu hääle selline intonatsioon palju pehme. Praktiline soovitus, ma saan aru, on siis minna Vikerraadiosse ja seal rääkida. Kuidas täna on? Täna on, ma ei tea, et ma tulen täna koolist ja ma olen oma eneseregulatsiooni varud kõik vist sinna ära kulutan, nii et ma olen nagu olen. Ei ole väga Vikerraadio. Ma arvan, jah, mul on täpselt ka kooli ajal, me saime päris head sellist hääletrenni, Kalju Orro tuli selle sama, mis ta lavakas andis meile seal raadiorežiis ka. Aga et kuna ööülikoolis ikkagi teised põhiliselt räägivad, et siis ma väga, ikka selles mõttes vaatad, et ei oleks hommikul lõuad lahti, et kui see väga unise häälega, et seda tõesti. Aga see küsimuse teine pool, et mis oleksid head küsimused, et ma ikkagi arvan, et tööülikool näiteks on olnud ka hea selle tõttu, et ma ise olen olnud piisavalt loll inimene. Ma sain väga suure vaevaga keskkooli sisse. Seda paljud ei tea, ma ei ole sellega ka väga seda, et ma olen hästi hilisküps olnud, ma alles hakkasin 10. klassis nagu hirmuga õppima. Ja lugema, jah. See lugemisega läks paremini natukene, aga paljusid asjad on sellised, et ma olen küsinud nii, nagu ikkagi torust tuleb, et täiesti lihtsalt ja lapsemeelselt ja teinekord loll küsimus vastupidi annab väga huvitava tulemuse. See ei ole nüüd kõigile
nagu selliseks ja sageli on või... kõik need inimesed, kes ei julge seda küsimust lihtsalt küsida. Ja paljudel on see tunne, et mis ma nüüd ikka küsin või et teised kõik teavad seda, mis see on. Et ma olen ikkagi katsunud nagu aru saada, et kui mina ei tea, eks ju, siis võib-olla mõni teine veel ei tea ka, et kuigi on mõnikord piinlik küsida, eks ju. Ja seda ei ole ka mõtet ette taha vabandada. Ja mis teine asi ongi ka oma väiksest elukogemusest, et oluline on kuulata. See ongi kõige olulisem. Et küsimused küsimusteks, aga eriti mage variant on see, et kui sul on keegi saates ja et sul on mingi tohutu oma skeem olemas ja kõik, aga sa tegelikult ei jälgi seda mängu. Et kunst on selles, et olla väga hästi ettevalmistatud, hea improvisatsioon põhineb suurel eeltööl, aga siis mingil hetkel ikkagi lasta ennast nagu kuidagi täiesti lahti. Ja siis see tegelikult võib ka väga hästi õnnestuda, kui sa annad aega kuulata. Ja mõnikord inimesed kardavad nagu pausi. Et see on kõige magusam asi on see, et meil oli viimane kord Arvo Pärdi keskuses, kui oli loeng. Rainer Sarnet rääkis ja mingisuguse küsimuse peale täiesti nagu vakates ja ma ei liialda, et meil oli 20 sekundit pausi ja mul ei tekkinud üldse tunnet, et peaks seda kuidagi ära rikkuma või hakkama kohe midagi peale küsima või. Ja meil koolis veel kunagi lõpetati, see on nii filmi tegemises kui siis raadiosaadete tegemises, et teinekord nii, et kui sa ütled, et nüüd on läbi, eks ju, et siis ära kunagi seda rek-nuppu nagu kinni pane tegelikult. Sest et inimesed, see on see koht, et inimesed lasevad ja siis ta ütleb midagi kohutavalt olulist. Ja siis, et selleks ajaks see nupp peab töötama endiselt ja pärast saad küsida, et näed, et meil läks veel see on täiesti õige. On küll teatud sellised uurivamad intervjuud, kus soovitatakse mõelda välja see üks asi, millega sa nagu kindlasti tahad sealt vähemalt tagasi tulla. Et üldiselt see, mis Jaan ütles, minu meelest on ka õige, et kui sa kõik ära raamistad juba, siis sa võid millestki väga huvitavast ilma jääda, et see kuulamine võib sind viia täiesti uude kohta, kus sa ei oleks muidu arvanud, et sa jõuadki, sest sa lihtsalt ei teadnud. Aga teine asi, et mõnikord mõne inimese puhul on see, et võib-olla ongi hästi raske küsimus, mida küsida. Et siis sa tead, et sa terve intervjuu jooksul, sa ei lõpetagi, võib-olla seda enne ära tuled uuesti tagasi, et sul on, kui sul küsimus on ette ära sõnastatud, see raske küsimus, et sa ikkagi vähemalt sellega tahad sealt vastusega sealt tagasi tulla, et siis on hea võib-olla see kõige tähtsam võtmeküsimus enne välja mõelda. Aga see oleneb, kui niisama nagu selline tore vestlussaade on, siis võib-olla nagu ei ole isegi oluline, aga kui on mingi dokumentaalsarja jaoks vaja ikkagi küsida mingi tähtsa asi ära, et siis see aitab ette mõtlemine. Ja üleüldse selline hästi praktilise külje pealt, selline pealis ülesanne, et mida ma sinna tegema lähen, mulle tundub, et see peab selge olema. Aga hästi... Elu mõte. Nojah, aga et hästi praktilise külje pealt see, et ma väga kajan seda Jaani juttu, et kõik on ettevalmistuses ja kui ma päriselt lähen stuudiosse, siis ma lähen alati oma nimekirja küsimustega, ma tean, mis see järjestus on, ma tean enam-vähem, kuhu ma tahan välja jõuda, aga mulle on eluga näidanud seda, et ainus viis, kuidas vestlus läheb huvitavaks, on siis, kui ma panen selle läpaka kinni, sest ma olen selle kodutöö ära teinud, ma tean enam-vähem, millest ma tahan rääkida ja päriselt ka see on vestlus ainult siis, kui ma kuulan, mida sa mulle räägid ja minu ettevalmistus annab mulle selle põhja, mille pealt improviseerida. Aga kohe, kui ma olen kas või ühe silmaga siin ja mõtlen, kuidas ma teen silla järgmisesse küsimusse, siis see, mida sa teed, on bullshit. Päriselt ka, et ma arvan, et plaan A peab olema olemas selle jaoks, et see nagu kõrvale panna. Aga häälega ei tee muidu midagi, aga ma olen kohutavalt palju parasiitsõnu avastanud endal, mida ma välja ei toost, muidu te hakkate neid kõik nagu märkama, aga see on õudne, kui sa hakkad ennast lõpuks kuulama, mida kõike sa... Ühe sõnaga. Minul, nii et mul oli ka mingeid väga pikki selliseid, et aga kas on okei öelda ka nii, et
lihtsalt ütle, mida sa öelda tahad, Marta, et kui palju ma ise vabandan selle eest, mida ma öelda tahan, kui palju ma teen seda, et ma hakkan justkui jutu järgi üle võtma, et ütlengi, et aga Daniel, et ja siis ma jään kuhugi niimoodi lingerima mingisugusesse ebamäärasesse häälitsusse, kuni ma siis ennast nagu mõtet vormistan. Nii palju õudseid asju. Aga see on hea, kui on käärid enda käes, saad pärast lõigata. Selle küsimuse äratoomise üks alternatiiv meenub mulle Eija Uus kuskil rääkis sellest, et tema otsib intervjuudes neid ping-hetki, mis kõlab, ma arvan, ka ajakirjanikele vähemalt hästi tuttavalt, et kui sa räägid juttu, sa tunned alati ära, mis on see hetk, mis on põnev, mis läheb kindlasti pärast sisse ja siis, kui sa näiteks sead eesmärgiks, mul on vaja 3 seda ping-hetke, et sa tead, et sul tegelikult on huvitav lugu olemas. Et see mulle, ma varem ei olnud sellest niimoodi mõelnud, aga kui Eija selle niimoodi sõnastas, siis mõtlesin, et see vist alateadlikult on küll mingi asi, et kui kuulad inimest ja tead, et siit vist saab pealkirja ja kuidagi umbes niimoodi. Ja. Nii, veel küsimusi. Nii siis küsimus, hea episood saab purki, aga kuidas sellele lõpuks ikkagi, et mismoodi see kuulaja üles leida, ehk siis mis need nipid on? Üks asi, mida me olime siis, kui see sama Mati Alaveri asi oli, et see oli lihtsalt niivõrd, meile nii tähtis, et me siis võtsime ühendust Ringvaate saatega ja vedas, et nad tahtsidki sellest rääkida ja võtsime ühendust, saatsime vist isegi ette kuulata mingisugustele mõjuisikutele ala, ma ei tea, Genka või keegi, ma ei tea, kas ta jagas, aga ühesõnaga, keda keegi tundis, me saatsime ette, et kuule, meil on niisugune asi, et see oli meile nii tähtis nagu. Ja ta nagu vist aitas ka, et üks asi on siis, et kindlasti autorite ja saatekülalistega nagu kokku leppida ja nagu tuge osutada ka mõnedele, et ala, et mingil hetkel kõik enam-vähem ühel ajal levitaksid seda, sest see ühel ajal vist on nagu head, vist on korraks alguses hea, kus sa saad kohe nagu mingi momentumi käima. Ja siis see nagu öeldakse, et üldiselt on hea, kui mõni teine meediakanal nagu räägiks, aga ma pean oma kogemusest tunnistama, et ma ei ole kindel, kas see nagu koheselt toob nagu liiklust, et see toob kuulsust nagu mingist tuntust toob, aga näiteks kui meil mingi Kuku raadio on tahtnud rääkida või Vikerraadio mingist levila asjast, et ma ei ole näinud sel päeval nagu, et see liiklus oleks väga palju suurem. Et see on mind nagu mõtlema pannud, et huvitav, kas minus on midagi viga või siis inimesed ikkagi ei vaheta seda kanalit nii kergesti ja ei lähe kohe kuulama, aga et see võib-olla natukene aitab kaasa ja siis muidugi, mis on aidanud, on see, et kui mingi teha rist nagu koostöö, et näiteks Levila on teinud Eesti Päevalehega koostööartikleid ja me oleme siis teinud nii, et on näiteks 5 osast koosnev artikkel ja me samal päeval avaldame lihtsalt tüki siin, tüki seal ja siis ristviitame üksteisele. Aga kui nüüd võtta, et see on lihtsalt ainult podcast, et siis võib nii teha, et näiteks kuskil ilmub mingi lugu, aga selle looga kaasneb näiteks seesama podcast ja see loos on sellele link. Et mingid selliseid asju nagu saab hästi palju nagu planeerida, aga üldine mõte on see, et see üldiselt ühekordselt sageli ei too kohe mingisugust väga kiiret boosti, aga kui seda teha süsteemselt, ma arvan, et siis kuude jooksul sellised viitamised, koostöölingid kuskil teistes gruppides kas või viitamised, et need aitavad. See on hästi tavapärane töö, mida kõik turundajad muidugi teevad. Aga siis on olemas ka orgaaniline kasv on täitsa olemas ja ma ei tea, kus see tuleb, aga kõige paremad kogemused, ei ole nagu podcasti mõttes kõige parem koht, aga on YouTube'is, et seal meie asjad on orgaaniliselt liikunud väga hästi ja ma ei tea, kuidas see podcasti maailmas seda nagu korrata, et YouTube'is saab ka podcasti üles panna, minu meelest Eestis, ma ei tea, palju neid sealt kuulatakse. Vähem, aga kuulatakse. Aga YouTube'i puhul see järelelu on kuidagi, see algoritm hakkab aeglaselt tööle, aga kui ta hakkab, siis ta läheb väga hästi. Nii, et siis videopodcasti võiks teha ja ma soovitan tegelikult filmida samal ajal ja panna selle YouTube'i ka. Et ma arvan, et see on hästi konkreetne soovitus, mida tasub proovida. Sest kui seal on juba inimesed nagu rääkimas, et siis see on piisavalt nagu video, et sa ei pane lihtsalt mingit pilti koos audioga käima ja seal võib juhtuda, et tabab mingit, sest eestlased on väga palju YouTube'is ja eriti noorem, ma arvan, et see YouTube on kuidagi väga-väga massiliselt levinud Eestis, nii et see on, ma arvan, üks konkreetne soovitus.
Ja, ristkoostöö tõesti toimib hästi, kuigi nagu ma ütlesin, ma numbrid niimoodi jälgi, eks ole, et mis nüüd konkreetselt kus toimib, aga ikka, et kui sa teed kellegagi koostöös, siis tema jagab, sina jagad ja minu puhul on ka see, et jälle kuna ma sedasama sellist seksuaaljõustavat sisu loon Instagramis, siis jälle, kui on teemaks mingi asi, mis on podcastist läbi käinud, ikka, et seda järelelu anda. Et kui eesmärk ei olegi see, et nüüd see episood läks üles, et sinna hästi palju kuulamisi, vaid et sama teemat mitmes allikas või mitmes kanalis siis kajastada, et siis saab ju seda sama episoodi jälle viidata. Üks nipp on ka see, et kui on video, eks ju, et siis täitsa mõelda sellele, et tegelikult kasutada ka TikToki. Ja TikTokis ma olen juba tükk aega mõelnud seda, et meil on olemas venekeelsed kanalid nagu ETV+ ja Raadio 4, aga ma arvan, et kui võtta nagu euro per kontakt, siis näiteks venekeelsed inimesed Eestis on kõik TikTokis väga naturaalselt vaatavad eestikeelseid videosid, kommenteerivad, elavad kaasa. Et kui näiteks kellelgi on huvi teha mingit sellist asja, mis läheks nagu täitsa teistmoodi, ja kui see oleks nagu videopodcast, ehk siis seal ei ole jälle palju vaja mikrofon, mingi kõige huvitavam koht subtiitrid juurde ja panna lihtsalt TikToki mingi 50 sekundit seda ja vaadata, mis juhtub. Mõnikord võib tulla nagu mingi 10 000 nagu, kõiki vaata lõpuni, mis siis on ju, ikka 50 sekki päris pikk on ju, aga et tegelikult see toimib. Ma ei tea, kas see alati toimib, aga ma olen avastanud, et väga tänuväärne publik ei ole ainult nagu vanasti, kui TikTok tuli ja arvati, et see on nagu mingid alla 20-aastased, et tegelikult seal on kõiksuguseid inimesi. Ja nad tegelikult ootavad sellist Eesti oma sisu. Et see ei ole üldse nii, et vaadatakse isegi tõsisemaid asju täna. Ma arvan, Danielil on väga head häkid. Enda poolt ma saan öelda, et haagin ka selle Kristina mõttega, et partnerlused töötavad ka, üks asi on konkreetset koostööd teiste sisuloojate kanalitega, aga ka selles mõttes, kes on need organisatsioonid, huvigrupid, Facebooki grupid, mis iganes, keda huvitab see, millega sa tegeled. Et kui ma tegelen, ma ei tea, ravimtaimedega, siis mind huvitab rahvameditsiini grupp, et ma saan ise aru, kuhu koonduvad need inimesed, keda huvitab see teema, millest ma räägin. Aga üks asi, mida ma pean ütlema, sest et ma tean, et meil on siin saalis täna ka palju inimesi, kes esindavad mingeid asutusi või teevad võib-olla asutuste podcaste, siis ma tahaks öelda, ärge olge igavad. Jah, sest et ei päriselt, sest et inimesed loovad nagu nii väärtuslikku sisu, aga see viis, kuidas seda esitletakse, et ma peaks seda kuulama tulema, on fucking kantseliit. Ja mitte keegi ei viitsi seda kuulata ja me oleme ise täpselt samamoodi teinud nagu hästi palju seda arendustööd, et see keel, milles me räägime podcasti sees, aga ka see keel, kuidas me podcastist räägime. Et see on ju kujunenud aja jooksul, sest et kui ma alustasin, me olime ikka väga ettevaatlikud, ma ei tea ju, vaimne tervis, tundlik teema, kõik kellelegi ei tohi varba peale astuda ja nii edasi, aga lõppkokkuvõttes see sisu saab jõuda nii palju inimesteni, kuivõrd ka see vorm on nagu haarav. Et ma arvan, et see on see koht, kus ei tohi karta, et see risk on palju madalam, kui enamik inimesi arvavad, sest et ma olen uurinud veidi seda maastikku ja ma tean, kui palju on podcaste Eesti maa peal, millest ma tean ainult sellepärast, et ma olen otsinud, kes te olete. Ja täpselt sama kehtib meie enda podcasti kohta ka, et mis see meie nagu kui palju meid siis tegelikult teatakse. Et kui me tahame välja tulla sellest sfäärist, et meid kuulavad ainult inimesed, kes mõtlevad täpselt nii nagu meie, siis see keel, nagu, mis selle podcasti karakter on. Et kui Jaan andis selle harjutuse nüüd, kes ma olen hostina, ma arvan, et võiks mõelda täpselt sellele, et mis see saade ise nagu karakterina on ja et see peegelduks kogu kommunikatsioonis. Ja, sest kui ma alustan lihtsalt sõnadega, et tööelu on kõigile oluline teema. Palju sul on päevas aega, et sa jääd seda lugema ja mõtled, ma tahaks veel 50 minutit kuulata. Antud olukorras erinevatele isikutele ja nii edasi. Ma nägin hiljuti riigi mingisugust video asja, mis oli niimoodi, et ma vaatasin esimesed 2 sekundit, mega, mis muusika, mis graafika, ülilahe, nagu mingi intro. Ja siis läks mingi veel 3-4 sekundit ja siis see kõik maandus kuskile
kahe palmi vahele, kus siis mingid mõned tüübid maas ja kõik rääkisid mingist arengukavast. Et ilmselgelt oli tellitud väga hea algus kuskilt reklaamiagentuurist ja mulle meeldis päriselt, mõtlesin, mis siit nüüd tuleb, hakkas lihtsalt mingi täiesti aeglane veeretamine, mingi nagu mega igav oli. Nii, aga meie saame siit nüüd minna edasi nende vestlustega vastuvaidlemiste, nõustumiste ja kõige muuga juba eraviisilisemas kontekstis. Selle saatega nüüd võime vist ju tõmmata kokku otsad küll, eks ju. See oleks meist viisakas. See oleks meist viisakas. Seega aitäh, et kuulasite ära järjekordse Mis mõttes podcasti episoodi. Mina olen Keiu Virro. Meie teemaks oli selline lihtne väike asjakene, kuidas podcastiga maailma muuta. Minu külalised olid seekord Marta Pulk, Kristiina Pirk-Vellemaa, Daniel Vaarik, Jaan Tootsel. Ärge unustage vajutada subscribe või like, kus iganes neid asju teha saab, kus iganes te kuulate ja vaatate seda. Ja kohtumiseni järjekordses Mis mõttes episoodis. Aitäh!